Pärnu ühistranspordi teeb eriliseks see, et kõik Pärnumaa omavalitsused on koondunud ühistranspordikeskuse alla selleks, et ühistransport ja selle hulka kuuluv sotsiaaltransport muuta oluliselt paremaks, kui ta siiani on olnud. Selle koostöö käigus oleme me investeerinud viimasel 5 aastal umbes 6 miljonit eurot ühistranspordi kvaliteedi tõstmisesse. Praegu me viibime Pärnu keskbussijaamas, kuid igal liinil on ju 2 otsa. Liinide teistes otsades olulisemates bussipeatustes on meil praegu rajatud 7 minibussijaama, mis on oma juurdepääsetavuselt sama kvaliteetsed, kui on ka siis keskbussijaam. Ja lisaks on meil praegu käimas projekt, kus me veel 2 tõmbekeskusesse ehitame siis täiendavad 2 minibussijaama juurde. Ja kui rääkida veel erinevaks tegemisest, siis loomulikult esimene asi, mis me tegime, oli see, et läksime üle elektroonilisele piletisüsteemile. Me olime Eestis esimesed, kes läksid üle loodushoidlikule kütusele linna ja linnaläheliinidel, see tähendab biometaan. Sotsiaaltransport Pärnu maakonnas on korraldatud täielikult siis ühistranspordi keskuse poolt. Praegu meil on kokku kasutusel 17 sotsiaaltranspordi autot ja võtame iga päev umbes 100 tellimust vastu. Meie alla kuulub tellimiskeskus. Me oleme Euroopa rahastusel loonud ka siis IT-lahenduse, mis siis täielikult haldab kõiki tellimusi kuni aruanneteni ja mis kõige tähtsam on ka täielikult ühilduv ühistranspordi piletisüsteemiga. See tähendab, me näeme perspektiivi, et tulevikus osutada ka siis nõudetranspordi teenust lisaks siis sotsiaaltranspordi klientidele veel tavaklientidele.